oska kasutada neid tooteid. Aga lähme edasi sellepärast, et kõige rohkem küsimusi esitatakse meil toidulisandite kohta, mida mina söön peotäite kaupa ja vahepeal ma unustan isegi päris söömise ära, et ahmin neid nii palju sisse, ma olen jubedalt ketukat saanud selle eest, on ju, siin meil on Karmen Jollerid ja kõik sellised toredad inimesed, kes võtavad kohe selliste asjade peale sõna, aga mul on tõesti nii, et kuna neid häid toidulisandeid on nii palju, võt nüüd ma küsingi doktor Härmatilt on ju, et kuidas ja mis järjekorras ja palju neid tohib kasutada, aga ma tean, isegi karbi peale on kirjutatud, et toidulisand ei asenda tervislikku toitumist. Muidugi see ei asenda, sest et see ongi nagu see, et sa teed endale testi kõigepealt ka. Kas sa lähed, annad vereproovid, on ju, kas sa lähed, teed mingit bioresonants, seda diagnostikat, tervisetesti, kõiki asju saab teha, on ju. Ja siis, kui sa näed, et sul on nagu tõesti millegist puudu, võt siis seda sa hakkad nagu juurde tarbima. Aga siin on oluline see, et kuidas sa valid selle toidulisandi välja, sest näiteks magneesium. No. Et see on praegu nagu top 1 minu jaoks toidulisand, mida ma võtan ja ma näen, et sa võtad ju ka, sa ju jood magneesiumi vett. Ma vahepeal magneesiumi vett joon, siis võtan vedelalt, võtan tablettidena. Aga nüüd ma sain veel nii palju targemaks jällegi tegin natuke researchi, sest et mingil ajal, kuskil paar aastat tagasi ma üldse välistasin magneesiumi, sest oli ainult see magneesiumoksiid, mis tegelikult imendub ainult 30% meie kehas ja põhimõtteliselt sul on seal kõik need mahuained, mingid lisaained, et sa võtad nagu kogu aeg sisse midagi, aga sul on nagu mingi koorem sellega veel kaasas ja ei tea, palju sealt üldse saad. Aga nüüd on tulnud juba sellised nagu tooted, vaata, kus on siis selline, kas siis magneesiumglütsinaat või diglütsinaat või biionid, erinevad, seal on ka need natuke nimetused ja siis on ka magneesiumtsitraat, mis imenduvad 80%. Ma näen sul konkreetselt magneesiumi seal. Sest et ma käisin, ma tahtsingi ja läksingi ja mu poeg kusjuures avastas need esimesena, sest ta on selline tervisehull täiesti ja ainult kõiki väga puhteid asju ja mahetoitu ja nii edasi, kusjuures ainult mahetoitu teeb, et see on päris kallis lõbu, on ju, aga samas ennast ravida on ka kallis lõbu, on ju. Ja mina tahan siia vahespiigina öelda seda, et osad inimesed on mult ka küsinud, et mida sa sööd ja mida sa siis ostad ja kas sa tavalist vorsti ja juustu ka üldse poest ostad, odavat juustu siis. Ei osta, ma ostan pisut kallimaid asju, ma vaatan, et oleks ikkagi see öko-möko märk oleks juures ja mahetoodangut ja siis kirtsutatakse nina, öeldakse, et et sul on ju vara. Ma ütlen, asi ei ole isegi selles, kas mul on raha nii palju või nii vähe, ma siis sel juhul ostan vähem ja mis on selle asja juures, aga ma söön kvaliteetset. Aga mis on selle asja pluss? Kui ma ostan vähem, siis tähendab, ma söön vähem ja siis tähendab, ma jään saledamaks. Nii et ma mõtlen isegi niipidi, et see on igatepidi kasulik. Loomulikult, kui sul on tohutu söögiisu ja sa ei suuda ennast ohjeldada, siis on teine teema. Ja ma vaatan, et meil on siin šokolaadikomid laual. Kas sa näed, et ma siin nagu... Kas sa saad? Aga ma tean väga hästi, et sa sööd väga niiviisi tervislikult ja ütleme kuskil üritustel, siis sa saia üldse ei puuduta peaaegu. Ma söön pealt ära kõik. Täpselt, kartult ka ei lähe sul sisse üldse alla. Riisi ka ei söö. Õiget riisi söön. Ja õiget riisi, täpselt. Aga mis on tähtis, et jällegi nüüd siis ma sain selle biofarmatsial on need surnumehe mineraalidest tehtud tooted. Surnumehe? Surnumere toitu, see surnumere, et siis seal on need puhtal kujul, vaata looduslikud ei ole kuskil, ma ei tea, sünteetiliselt tehases toodetud ja mis siin oli huvitav see, et nad on tõesti sellised sašetid, väga kergesti segad veega ära. Aga nüüd on oluline jälle sain targemaks, et ja katsetasin tõesti toimib, et kui sa tahad nagu just, sa oled näiteks teed sporti palju ja sa oled nagu siuke liikuv ja sul on vaja, sul on lihaskrambid vahest ja ma ei tea, mis on ju, siis sobib see tsitraat. Aga kui sul on nagu see, et sa lähed nagu stressis, sul on närvipinge, sul on vaja nagu, uni on siuke kehva, on ju, sa tahad õhtul uinuda, siis sobib see glütsinaat. Et sa võtadki siis nagu... Aga mis asi see nüüd on? See on nüüd glütsinaat ja seda võtad õhtul. Siis kui sul on uneprobleemid. Ja uneprobleemid ja üldse tahad nagu natuke ennast lõgastada ja et stressi vähem oleks. Ja ütleme ka, et ta ei ole, tema nüüd see glütsinaat on natuke maole ka nõrgem, et ei lähe kõht lahti näiteks, on ju.
No see on hea, kui kõht läheb lahti, siis sa saad ka kergemaks. Tahavad kõhtu lahti, vaat siis on see tsitraat, sest see mõjub natuke nii, et ta kogub vett soolde ja siis tuleb nagu välja. Nii, et sellest ka natuke kaalulangetus siis efekt on ju, et ja tõesti, et tuleb hommikul võtad siis seda tsitraati, õhtul glütsinaati. Aga tegelikult on kõik arusaadav ja seda ma ütlen, milleks magneesium üldse hea on, et jällegi ma lugesin erinevaid raamatuid ja artikleid, et ta osaleb tegelikult 300 protsessis meie nagu organismis, et kõik rakud, kõik meie terve keha tegelikult toimib ka magneesiumi nagu toel ja kui seda pole, seda on tavaliselt kõigil nagu olematult on ju, sa pead tegelikult kogu aeg seda juurde võtma, et sellest nagu üledoosi vaata ei saa. Lihtsalt võtta õiget varianti nagu. Mis meil kõige rohkem tegelikult, miks ma jätan pooled asjad pooleli, ma pean nüüd vahele nagu jälle tsitaadi ütlema, et tead, see neid seletavad nii pikalt ja nii põhjalikult siin ja siin on siin ja siin ja siin ja siis on siin tavaliselt mingi 3-4-kordne paberi unnik siin vahel. Ma ei jaksa seda lugeda, kust ma võtan selle aja? Ma ei jõua raamatuidki lugeda ja siis ma võtan siit välja selle lehe ja pean hakkama lugema, millal, kuidas, täpselt. Osasid ju ei tohi tarbida toidulisandeid nagu teiste lisanditega või vitamiinidega koos veel. Osad on hommikul, teised on õhtul ja nii edasi, nii edasi. Ma natukene ütlen, et selles mõttes ma olen selline lahmerdis, et ma panen ikka peotäiega kõik tšuk sisse on tehtud nagu, et. Aga sul on ikkagi suht sellised õiged, ma olen aru saanud, et sa ikkagi uurid, sa teed nagu natuke seda sellist uurimustööd, et mis on sees, et ma arvan, nii palju sa saad ikkagi guugeldada ja lugeda. See, mis kõige kallim ja siis see on kõige parem. Ja kusjuures just hinnast rääkides ka, et ma olen aru saanud, et need, mis on odavamad ja umbes vaatad, aga magneesium on ka sama palju, isegi rohkem kui selles kallimas on ju, aga vaata siis täpselt ongi seal see koostise vahe. Et seal võib olla see glütsinaat koos selle oksiidiga või ja ta ongi hoopis odavam seda toota ja ta saab panna normaalse minna ja vaatad, nagu maht on suur, aga ta ei imendu sul. Et petukas nagu natuke. Ja jube tihti on juhtunud, nagu me oleme isegi kogenud seda, et me võib-olla räägime mingitest nendest toodetest siis kvaliteetsetest, need on pisut kallimad, midagi pole teha on ju. Ja siis me oleme natuke vastu pead saanud selle eest, mis te räägite, et tegelikult neid samu asju saab ju ka odavamalt, aga see ei ole päriselt nii, uskuge mind, keegi ei pane, kui sul ekstra ei tõsta seda hinda nüüd nii üles, et sul seda rohkem välja kraapida. Loomulikult seda tehakse ka, nagu petukad teevad, aga tegelikult on, et seal on ikka teaduslikud uuringud taga, seal on ikka aastaid vaadatud ja katsetatud erinevate inimeste peal neid asju ja sellest see hind ka kumuleerub, ja kui on ikka väga odav asi, mida siis ma mõtlen, et ma mõtlen kahte asja, et kas seda müüakse nii tohututes kogustes, et see kate on siis nii hea või siis ikkagi ta ei ole päris see, et ma saan endale kalli uriini, aga ma lihtsalt söön tühja. Vot see on veel hea, kui saad kalli uriini, aga halvem on see, kui ta sul ladestub kuskile naha alla ja sest mina olen otseselt oma naha peal läinud ka, et kui ma võtan mingid nagu natuke jama koostisega, siis ongi sul nagu tselluliit lõpuks, et see kuidagi nagu keha hakkab seda hoidma nagu sees ja see ei ole hea. Aga ma ütlen, research, uuring, vaatad, mis on hea ja katseta ise enda peal. Järgi. Ja üks soovitus veel, mis ma nagu nüüd sain just, et tead, mul on mälu hakanud viimati jukerdama. Sa oled vana. Ei, see ka on ju ja kõik ja, aga et lihtsalt ongi diagnoos. Ja siis mis mälu puhul aitab, et ikkagi lõvilakk on ju, ma olen saanud aru, et see on nagu selline hästi hea, aitab fookust seada ja siis ka ashwagandha muidu ka üks selline on ju, mis on hea ja nüüd ma saingi aru, et ma pean neid ka juurde tarbima ja just proovisin mingi perioodi olen nüüd täiesti uus on ka ashwagandha ja lõvilakk koos selline pulber, et jube hea neid võtta nagu sisse ka vaata, et oota, kas sa ikkagi segad veega? Veega segan, ma näitan su kohe, mul on isegi, mulle meeldib niiviisi, et sa võid ka tassis lusikaga, aga vaata, mul on kohe see nagu shaker, vaata, et ma ei tea, kuskilt ostsin Tigerist või, et on niiviisi shaker, tee mul lahti üks pakse, nii, paneme sisse ja see lähebki hopsti. Hopsti. Nii. Kas me peame nüüd vaatama, mis sinuga juhtub saate ajal või?
ei no mis ikka juhtub, see annab mul fookust, et ma saaksin sinust targemat juttu öelda, et noh, anna kohe siia, kui anna mul 2 tükki kohe. Aga niimoodi ei saa sisse. Saab nii ka. Ja, nii võib ka. Šampanjat võib peale võtta. Võib ja vett peab jooma. Vaata, see on nüüd kõige tähtsam, et vett peab jooma. See on käsk, mul läheb nüüd kurku ees, ma hakkan köhina. Ja, ei tea, no proovi. Mina olen alati ju kuidagi hakkama saanud, et noh, kuidas. Nii, kuidas maitse on? Ma tean, ta oli natuke, ütleme, ta on niisuguse ashwagandha, noh, ta on natuke selline lõvilak on magusa maitsega, sest ma olen teinud. Ma vaat sellist asja ma ei viitsi küll teha. Miks? Kodus on sul see, see ei ole mõkerd, praegu mul siin ma ei ole harjunud. Sa oled erutatud. Ootan šampanjat peale, ega midagi ei juhtu. Kõik, vaata, segunes ära, sa saad vett ka ja niiviisi, et noh, mulle meeldib niiviisi, et ma ei tea, ja kõik need pulbri moodi, vaata toidulisandid ma võtan, mis on veega peab võtma, et siis ma võtan nii, et kuidagi ma ei viitsi see lusikaga nagu segada. Mulle meeldib see, et neid saab käekotti panna, kaasa võtta ja suvalises kohas, et see tõesti ei jõua hommikul. Mind ärritabki tegelikult see, et ma pean peotäite kaupa sööma neid asju sisse. Hommikul on ju, aga tegelikult ma võin ju osad asjad kaasa. Sa ei saagi, kui sa võtad seda magneesiumi hommikul, siis sa muutud uniseks, et vaata, see on parem võtta õhtul ja sa pead nagu teadma, millal, mis, kusjuures me paneme kõik need kirja oma kodulehele. Paneme kirja sellepärast, et siin läheb, või te saate iluhoolikud.ee just üle ka kuulata, et üritame eriti täpselt asjadest rääkida, aga kui teil jääb midagi ebaselgeks, siis ärge häbenega küsida ja kirjutada, et me räägime uuesti siis ja kirjutame sinna juurde uuesti. Ja tead, mis